kõik on ju pühalikus vaikuses. Nii tore. Nad hoolivad, tahavad teada. Ja. Tere, mina olen Richard, nagu te juba kuulsite, minuga on siin Grete Rõõm, kes just võitis väga toreda auhinna. Palju õnne, Grete. Aitäh. Kindlasti väga vääritud. Täiega äge. Räägi, mis tunne on? Mõnus tunne. Selles mõttes see raamatu kirjutamine on päris suur töö ja see võtab sinu elus tegelikult päris muljetavaldava ampsu. Ja siis, kui see kellelegi korda läheb, siis on tõesti puhas rõõm. Ma usun. Me sellest protsessist räägime täna kindlasti veel, aga alustame lihtsalt. Kes sa oled ja kus sa tuled? Ma olen maakas. Tulin täna hommikul Rõugest, ärkasin kell 4, et jõuda täna kella 10 siia, sest kõik natuke hilisemad bussid Tartust olid juba välja müüdud eile, nii et pidin ostma 6:30 bussi peale pileti. Ja siis ma pidin enne seda Tartusse jõudma. Ma elan Rõuges, maailma kõige ilusamas kohas. Kes on Rõuges käinud? Äge. Ja kui te ronite sinna Pesapuu torni otsa, mis meil seal keset Rõuget on, ja sealt alla vaatate, siis kollane maja, kus on 2 ponihoovis ja 4 koera, siis see on meie oma. Nii et lehvitage meie sinna kodu poole. Ja tiik on meil ka seal kohe kodu kõrval, et ikka on maailma kõige ilusam koht. Ja ma olen Grete. Ja kui sa vanust küsid, siis ma ei tea seda mitte kunagi. Pärast 25 läks keeruliseks, et seda ma muudkui pean arvutama. See oli nii kena enne, kui sa ütlesid oma selle sünni aastas, nagu ma mõtlesin, et okei, mul on natuke rohkem neid numbreid seal. Ja ma olen kirjanik ja fotograaf ja õpetaja ja ema ja elukaaslane ja inimene ja elunautija ja nii ongi. Nähes, et täna on ikkagi kirjanduse päev, siis ma arvan, et ma pean ikkagi küsima sellise teemakohase küsimuse, mis minu arust alati ütleb inimese kohta väga palju, et mis on sinu lemmikraamat või sinu lemmikraamatud? Meie peres, mul on mees Taavi, kes töötab koolis ja meil on 4 last. Ja nendel 4 lapsel on kõik toredad nimed, on Sandra, Emil, Kirke ja Anni ja siis nendel on ka teised nimed. On Neovin, Elrond, Arven ja siis on Elanor. Arva ära, mis raamatust need on? Elrond, see on ikka väga raske raamat. Mööda panna. Ehk et mu lemmikraamat loomulikult on Sõrmuste isand, sest ma ikka hingan üsna fantaasiakirjandust elamiseks, sest ma ei usu seda, et elu on ainult selline üks plaan, mida me näeme. Ma väga usun sellesse, et on veel midagi, mida sa võib-olla näed silmanurgast teinekord niimoodi, et kui sa vaatad otse hoopis sinna poole ja siis silmanurgas näed miskit, mis liigutab ja loob ja fantaasiakirjandus on see, mis mulle väga meeldib. Ja loomulikult mulle meeldivad igasugu muud raamatud ka, aga see ei ole ainult minu lemmikraamat, vaid mu mehe lemmikraamat ka, sest ilmselgelt oleks tulnud üks peretüli, kui ma oleks öelnud, et nii tulevad need nimed. Jah. Nagu sa ise mainisid ka, sulle väga meeldib fantaasia, sa oled kirjanik, sa kirjutad fantaasiateoseid laias laastus või vähemasti teoseid, kus on fantaasia aspekte, et kui sinna on vaja palju mõelda, siis mis sind inspireerib? Kus sina leiad oma tee? Inspiratsiooni? Tead, kõige rohkem inspireerivad mind inimesed. Kui sa näed, milliseid pingutusi mõned inimesed teevad selleks, et jõuda selleni, mida nad unistavad, või kui sa näed, milliseid piltlikult väljendades mäetippe tuleb ületada mõnel, et jõuda hommikul kas või kooli. Et inimesed on kõige suurem inspiratsioon, pluss teine asi, mis mind väga inspireerib, on loodus. Ma elan Rõuges üsna selle Jürgoru serva peal, ja ikkagi kulus 15 aastat, umbes 15, kui me avastasime, et meil seal kodu lähedal on sellesama Jürgoru pikendus, selline üliäge org, kus voolab must jõgi all, selle oru põhjas, seal elavad kaarnad, seal on nii äge käia jalutamas ja seal, kuna see on looduspargi ala, siis seal ei tehta mitte midagi, et seal on küll mingi rada, eks, aga et ühtegi puud, mis maha kukub, sealt ei koristata ära ja see on selline tõeliselt selline, ma ei taha öelda sürkoht,
aga ma ikkagi ütlen, et ja siis kolmas inspiratsiooni selline lõppematu allikas on kõik need lood, mis tulevad kuskilt meie eelkäijate nagu kaudu, mitte kuskilt, aga tulevadki meie eelkäijate pärandina, ehk siis meie enda folkloor, mis on nii roppu moodi rikas, et sa loed ja mõtled lihtsalt, et püha müristus, milline õnn on sündida Eestisse ja eestlasena, et see on väga äge. Kui sa enne küsisid, et kust ma tulen, ma tegelikult tulen oma juurte poolest Saaremaalt ja mul oli selline hästi rikas lapsepõlv, sest mul on olnud õnn näha kõiki oma vanavanemaid ja tegelikult ka vanavanavanemad ja kui sellel ajal, kui mina väike olin, lapsed pisteti sõime, sest vanemad pidid minema tööle, siis juhtus see, et minu ema otsis mulle hoidjatädi, kes võttis minu kasvatamist väga tõsiselt, nii et ma 2-aastaselt tundsin juba kõiki tähti ja 4-aastaselt lugesin täiesti soravalt, et see on ka natukene see, et kust ma tulen ja mis mind inspireerib ka. Kui keegi on lugenud Kaarnapuud, siis nad kindlasti ka teavad, kui oluline folkloor sinu jaoks on. Ma arvan, et seal on väga selgelt näha seda inspiratsiooni. Aga sa mainisid Rõuget ja loodust ja ma pean küsima, et ma leidsin sinult sellise toreda tsitaadi, et täiesti võimatu on mitte kirjutada Rõugest, kui sa Rõuges elad. Ma olen ühe korra ainult saanud käia. Mis tõesti Rõuges nii eriline on? Tead, Rõuge on see koht, kus sul, vaata, ta on, eks ju, pinnamoelt selline, ta ei ole nagu lage nagu Pärnumaa või ütleme selline Eesti, nagu Tallinn ka on üsna nagu sellise sileda maa peal. Aga Rõuge on see koht, kus sul täiesti vabalt saab olla peapilvedes ja samal ajal jalad on maas. Et see teeb selle Rõuge minu jaoks täiesti võrratuks kohaks, sest et sa saad aru, et sa oled täiesti okei, kui sa unistadki vahepeal ja oled seal pilvedes ja samal ajal ongi see, et sul ei kao side selle maaga ära. Nii et ma arvan, et see on see, mis selle Rõuge teeb ägedaks. Pluss muidugi see, et meil on 7 järve, mis on kõik ilusasti ümber Rõuge sätitud. Ma ei tea, kas keegi mäletab, millalgi aegu tagasi oli Rõuges paadiralli, kus võtsidki inimesed endale paadid õlgade peale, kõik selle maa, mis nad vee peale ei olnud, kõndisid nad niimoodi paadid, õlgad, kummipaadid. Ja siis aerutasid üle järvede ja siis võisteldi niimoodi. Ma olen ka 2 korda osalenud seal, see oli kohutav. Aga see oli äge ka. Ma usun. Ja. Aga kui sa oled Rõuges ja see aeg, mis sa siis ei veeda kirjutades, mis su hobid on, mida sa muidu vaba aega teed? Palju meil aega on? Võtame 3 minutit. Okei. Kust ma alustan? Meil on koerad ja meil on ponid. Ilmselgelt meeldivad mulle loomad. Koertega teen ma trenni, ponidega ei tee ma trenni, sest nad on lihtsalt nunnud. Ja siis mulle meeldib karmuskat mängida, siis mulle meeldib käsitööd teha, siis mulle meeldib üle kõige oma perega koos olla. Koristada mulle ei meeldi, süüa teha meeldib mulle vahepeal ja lugeda meeldib mulle kohutavalt palju. Ja siis ma töötan veel eesti keele õpetajana ka, et see pilt oleks nagu selline segane. Et see on ka natuke hobi ja töö ka. Okei. Enne kui me nüüd Kaarnapuud natuke süütsi hakkame võtma, ma siis küsiks üks viimase kergema küsimuse, et kas sul on mõni tore fakt enda kohta rääkida, huvitav fakt, mida äkki inimesed ei teaks? Ma ei tea, kas seda teavad väga paljud, aga ma kõnnin väga palju. See tähendab seda, et kui mul on kirjutamiskuu, siis täiesti vabalt ma kõnnin 160 kilomeetrit kuus. Ehk et mul on selline 8 kilomeetri ring ja 7 kilomeetri ring ja 5 kilomeetri ring. Ja kui ikka väga halb päev on, siis on 4 kilomeetri ring. Selline lühike. Ja kui ma ei jõua kõndima. Et mul on hästi tugev tunne, et meie loovus on meie kehaga hästi kõvasti seotud. Et sa ei saa ainult istuda, vaid sa pead oma keha eest ka selles mõttes hoolt kandma, et ta peab saama liikuda, ta peab saama piisavalt normaalselt süüa ja siis ta nagu toimib ka sellise, ma ei teagi, käepikendusena või sa saad kirjutada siis, kui sa oled liikunud. Vähemalt minu puhul see kehtib. Et aga need kuud, kus ma ei kirjuta, ma olen tohutu suur päevauinakute austaja.
et kui mul on vaba päev ja on kuskil voodi käeulatuses, siis ma ikkagi magan päeval tund aega kindlasti. Ma arvan, et iga keskkooliõpilane siin toas väga kadetseb sind praegu. Jaa, neid vabu päev ei ole väga palju, nii et ärge kadestage. Siis on juba nagu meie. Aga räägime kaarnapuust. Räägime. Ikkagi, miks me siin oleme. Mis sa ütleksid, et oli see esimene hetk, kus sa said aru, et nüüd ma kirjutan kaarnapuud? Nüüd mul oli see mõte, et ma tahan seda lugu kirjutada. See jutt nähtavasti ei meeldi ühelegi õpilasele, nüüd mis ma räägin, aga ma olen kaarnapuud, kui sa oled näinud seda raamatut, see on paras 300 lehekülge. Midagi. Ma olen teda 3 korda ümber kirjutanud. Ehk et siit tuleb see lugu, tšau Lille, ma ei näinudki, et sa tulid. Siit tuleb see lugu, et ma olen väga veendunud mustandite austaja. Et kui on tunne, et see lugu võiks olla natuke rohkem kui A4, et mitte et A4 võiks ka teist korda läbi kirjutada, ikka võib, et ma kirjutan selle läbi ja veel üks kord ja veel üks kord. Aga ma hakkasin mõtlema, äkki see lugu oli kindlalt seotud Emiliga, aga kuna Emiliga on juhtunud kogu aeg väga palju lugusid, Emil on meie poeg, kes sai 20 just, et see võis olla üks nendest kordadest, kas see oli see kord, kui nad tulid ühe sõbraga, kes oli just kolinud Rõugesse, taskud punnis täis, väljas oli väga külm ilm ja nad olid mõlemad väga õnnelikud ja jalad olid siiamaani märjad ja me leidsime varanduse kaevu ja nad tulid ööbikkorust, kuna inimesed viskavad sinna õnnemünte, siis nad olid sujuvalt nad kõik välja korjanud, omale taskusse pannud ja tulid meile ja siis ma ütlesin, kas te teate, mis juhtub sellega, kes korjab ära teise nagu soovimündi, et see soov läheb sinu puhul täide ja siis ma ütlesin veel, et aga kas sa tead ka, et osad naised käivad seal soovimas, et nad ruttu lapsed saaksid ja siis need Emil ja Jaagup panid kahekesina nii ruttu, kui nad vähegi said, nad olid ikka kõva 10, ma arvan. Ja lapse saamine ilmselgelt ei ole 10-aastase nagu prioriteet number 1, on ju. Viisid kohe need mündid tagasi. Aga äkki oli teine lugu, mis andis ka kõva müksu, oli see, et Emil tuli jällegi koolist. Mitte, et meil teiste lastega ei juhtuks lugusid, loomulikult juhtub, aga just selle raamatu kontekstis oli see, et Emil tuli koolist, hoidis kaela kinni, sest ta oli auk kaelas ja oli väga õnnelik selle üle, et ta sai odaga pihta sellel päeval ja siis me sõitsime EMO-sse seda õmblema ja siis ta rääkis muidugi veel, et nad said uisutada sellel päeval, sest päriselt ka Rõuges on väga äge uisuväljak, kus saab tuled panna kõik põlema õhtul, kui sa tahad minna uisutama sinna või hokit mängima. Ja siis ta kukkus ojasse ka, mis ei ole nüüd selle uisuväljakuga seotud, see ei ole oja peal, see uisuväljak. Kusjuures vanasti päriselt ka käidi seal Suurjärve peal hokit mängimas ja uisutamas ka. Ja meil Rõuges elas üks legendaarne naine, Karin Laine oli tema nimi, kes päästis, ta elas seal üsna järve kaldal ja väidetavalt oli ta päästnud väga palju neid inimesi, kes läbi jää kukkusid ja siis nagu seal appi hüüdsid. Ja ma usun ka, et ta seda tegi, sest ta oli väga meisterlik kuju ja peale selle, et ta oli ka väga meisterlik suusataja. Tahtsin just küsida, kust tulid ideed nagu 8. sajandi Araabia varandused, hokimängud ja maagia, aga praegu loost oli nii selgelt. Aga see varandus on päriselt leitud Rõuges, see ei ole nagu väljamõeldis. Ei teadnud. Ja nüüd sa tead, et kui sa lähed ERM-i millalgi Eesti Rahva Muuseumi Tartusse, siis Rõuge on päriselt ka nii vinge koht, et ERM-is on selline suur klaasvitriin, hästi mitu sammu sealt seal kõndida ja seal on päriselt ka ongi leitud need Araabia mündid, kuna Rõuge linnus on üks äkki ainus, mille see linnusala on täielikult läbi kaevatud arheoloogilises mõttes. Ja sealt need mündid leiti, et see ei ole väljamõeldis, et see on nagu, mulle hästi meeldib põimida nagu seda päriselt juhtunud lugu ja siis seda, mis tuleb kuskilt mul kahe kõrva vahelt. Teeb selle maaga kohe realistlikumaks. No teeb, eks ju. Just. Aga nagu sa ütlesite, suhteliselt paks raamat ja alles esimene osa triloogiast, et kui sul on nagu nii suur lugu ees, siis kus sa alustasid? Mis oli esimene asi, mis sa panid paika? Kas oli mõni tegelane? Kas oli mingi maagia? Millega sa alustasid? Ei olnud maagia. Ma alguses kirjutasin ta lasteraamatuna.
üsna mitte väikestele, aga siiski selline põhikooli esimene, teine aste. Et ja siis ta jäi seisma, sest juhtus see lugu, et meile sündis kokku 4 last ja siis ma olin ema tükk aega. Ja see oli väga hea, et ma olin ema tükk aega, jätkuvalt olen ema, aga nad ei nõua nii palju sellist tähelepanu ja saavad ise väga edukalt hakkama. See oli selles mõttes hea, et ta jäi seisma, et ta sündis täiesti uue loona, nii et kui ma hakkasin teda uuesti kirjutama, siis ma ikkagi kirjutasin täiesti ja ma ei tea, kust ma alustasin, sest ma ei mäleta seda enam. Et ma ei oska sellele praegu vastata. Okay. Aga kui sa hakkasid seda kirjutama, kust iganes sa ka nii, kust iganes, jah. Mis see mõte oli, mis see eesmärgiga sul sa hakkasid seal lugema? Ma saan aru, et olid need lood, mis inspireerisid, aga mida sa tahtsid rääkida? Ma tahtsin ja tahan jätkuvalt rääkida seda lugu, et kui sulle tundub, et su elu on täiesti pees, siis arvesta sellega, et igast olukorrast on alati väljapääs. Võib-olla sa ei näe seda kohe praegu, aga mingi aja pärast saad sa aru, et kõik asjad on lahendatavad, kui sa ise tahad. Et mul ei olnud muud agendat, mul selle looga ei ole, et ma tahan, ma ei tea, kuidagi targutada või ei taha. Okay. Jah. Ehk et ma tegelikult kirjutasin sellisele 15-16-aastasele iseendale, kellel oli koolis kohutavalt igav. Teistpidi jällegi mu vanemad olid lahku läinud, mul oli ka sedapidi mingi selline väike okas ikkagi, et millega pidi toime saama, eks. Ja ma päriselt tundsin, et kuidagi äge oleks, kui ma saaks kuskilt mingit sellist nagu tuge. Ja kui mul on hästi toredad õpetajad olnud läbi elu ja üks minu eesti keele õpetaja, Urve Jõesaar oli tema nimi, teda enam pole meie hulgas, aga kui tema jagas ära selle, et on üks laps, kellele oleks vaja ette sööta raamatuid, siis ta tegi seda ja võid ju arvata, et ma olen 40 midagi, 45, 6, 7, ma ei tea, aga sellel ajal võiks arvata, et olid mingid sellised kallutatud raamatud, et nagu mingid nõukaaegsed raamatud. Ei, ta suutis anda mulle sellised raamatud, mis nagu panid silma täiega särama. Ja ma ütlen seda küll, et kirjandusõpetajatel on tohutu nagu potentsiaal aidata, märgata, kui äge on see kirjandus ja kui ägedad võivad olla raamatud. Sest ma hästi tugevalt usun sellesse, et iga lugeja jaoks on see oma raamat, mis teda sütitab. Ja kui kirjanduse õpetaja suudab aidata lapsel selle raamatu üles leida, siis on jällegi üks inimene juures, kes teab, et ta leiab kuskilt kas siis tuge või lohutust või mingit, mida tal parasjagu vaja on ja ta leiab seda raamatust, et see on nagu üliäge. Et selles mõttes küll täiega miljonaid tähi mu õpetajatele. Kas sa ütleks, et see on ka see, mis inspireeris sinul eesti keele õpetajaks hakata? Ma ei tea, võib-olla. Ma kunagi otsustasin, et ma tahan teha neid asju, mis mulle tunduvad toredad. Ja see õpetajaamet tundub jätkuvalt väga äge. Et ma usun, et kindlasti see on jah, üks plussmärk seal õpetajaameti juures. Et jah, mul läks mõte kuskile rändama praegu. Okay. Selle järgmise küsimuse kohta ma ütlen selle konteksti neile, kes ei tea, et Kaarnapuu toimub täiesti Rõuges, võib-olla on juba vestluse käigus tulnud välja, et Rõuge on väga lähedane. Kas see raamat on kuidagi eriti populaarseks osutunud Rõuges? Kas sa oled nüüd superstaar? Mul õpilased just küsisid, et Grete, kas sa oled kuulus? Ma ütlesin, et ei ole. Et ma ei tea. On küll see, et kui ma poes käin, siis pisikesed tüdrukud kihistavad, see on see Grete rõõm. Aga ja kui ma kuskil suuremas poes käin Võrus, eks ju, Võru on meist 16 kilomeetrit eemal, nagu linn, kus on ikka suuremad poed, sest Rõuges on pisike pood, väiksem kui see tuba siin. Et hästi tihti juhtub küll, et keegi koolilaps on lugenud raamatut ja siis ta tuleb ja seisab mul seal kõrval ja ma näen, et ta tahab midagi öelda, on ju.
ja siis siis ta küsib, et millal teine osa tuleb. Siis ma lähen ruttu järgmise riiuli vahele ära. Et ei, ma muidugi räägin nendega alati. See on nii tore, kui nad käivad. See, millal teine osa tuleb, toob mind ka järgmise küsimuseni, et sa alustasid võib-olla selle kirjutamist 10 aastat tagasi, nüüd sa oled teinud taas ühe korrastamise, ümber kirjutanud mitu korda. Koos on päriselt nagu nüüd selle korral nagu selle lõpliku Kaarnapuu kirjutamine. No tegelikult vaata, ma ei kirjutanud 10 aastat seda, ta ikkagi seisis täiesti muljet avaldava osa sellest ajast ja tiksus kuklas. Aga selle raamatu kirjutamisega on see, et väga palju toimub siin ja palju vähem toimub siin. Et see käimas käimine on ka sellepärast, et ma mõtlen hästi palju oma lugusid läbi siis, kui ma kõnnin. Et ma ei tea, võib-olla 3 kuud, võib-olla, sest et Kaarnapuu teine mustand hakkab mul nagu nii-öelda läbi kirjutatud saama, et ma ühe korra kirjutan neid dialooge veel elusamaks ja ühtegi tegelast rohkem juurde ei tule ja need, kes saavad hukka, need saavad hukka, enam ellu nad ei ärka. Ma ei saa muidugi väga palju reeta, vaata. Et jah. Okay. Aga sel juhul... Ega ma tahan, et sügiseks ilmub. On ikka, kas ikkagi see plaan, et see aasta tuleb järgmine osa meil käigus ja siis 3. järgmine aasta. Ja, aga enne seda ma kirjutasin vahepeal ühe loo, mis on Kaarnapuu eellugu. Sellest ajast, kui need mündid sinna Rõuge linnusesse, Rõuges päriselt ka oli linnus, et sellest ajast, kui need mündid sinna Rõuge linnusesse sattusid ja see on nii äge lugu. Selles mõttes, kui sa nüüd küsid, et eks mis mu lemmikraamat on, siis alati on see raamat, mida ma parasjagu kirjutan ja kuna ma praegu kirjutan, viimane on selle pealkiri, mis suure tõenäosusega on ka triloogia esimene osa, aga see on nagu siis 1000 aasta tagusest Rõugest, kus sünnib nii palju, mis paneb alguse sellele, mis Kaarnapuus juhtub. Et ma mõtlesin, et see oleks nagu äge omaette lugu 2 sõbrast, kes lähevad otsima lohesid. Sest mõlemal on tohutult suur mure, millega nad peavad toime saama. Ja vanad eestlased uskusid, et kui eestlased uskusid väga lohedesse ehk siis taevamadudesse ja et kui sa juhtud lohet kohtama ja tal on hea tuju, siis ta võib täita sinu kõige salajasema südamesoovi. Jama on selles, et neil on enamasti väga halb tuju. Et jah. Kas selle teise raamatu potentsiaalse triloogia kirjutamine tähendab ka, et siis selle põhitriloogia lõpetamine kuidagi aegustub natuke praegu? Ei. Okay, see jääb ikkagi... Mul on nähtavasti mingi kiiksuga aju, sest ma töötan alati mitme asja küljes kallal korraga. Ja. Okay. Aga kirjutades esiteks seda ühte triloogiat ja nüüd saada teadesse kirjutada teist ka, see küsimus muutub eriti võib-olla aktuaalseks, et kas sul on raskusi ka kõigi nende süžeeliinidega järge pidada? Siin on ikkagi nii palju tegelasi, nii palju, mis toimub, nii palju erinevad ajaloolisi lugusid, kuidas see kõik on jõudnud selle punktini, kus nad üldse praegu on. Kuidas sa seda kõike siis hoiad korras oma peas? Ma lihtsalt on korras, ma ei tea. See on umbes sama, et kuidas sa hingad, vaata, sa ei mõtle selle peale, aga see ise toimub. Et nende lugudega, ma ikka räägin sulle ühe loo siia juurde. Lille teab seda lugu, aga jaa. Palun, kas te saaksite natukene kõvemini rääkida? Jaa, aitäh, et sa ütlesid. Muidugi saame. Lille teab seda lugu, sest Lille tegi just minuga intervjuud ja see oli sellest, kuidas mul tuli ühe raamatu idee ja seda ei ole mitte kunagi varem juhtunud, et ma sõitsin Võrust kodu poole ja järsku oli pauht mu peas terve raamat olemas, kõigi oma tegelaste, kõigi süžeeliinidega, kõige sellega, mis juhtub. Et tavaliselt on ikkagi see, et tuleb üks lugu, tuleb teine lugu, tuleb mingi neid siduv 3. lugu võib-olla ja siis ma tõmbasin auto sinna teeserva ja kirjutasin natukene üles neid asju, et äkki ta kaob ära ka sama järsku, on ju, et kui ta tekkis. Et
ma loomulikult kirjutan endale üles, mul on praegugi kaustik, kus ma pean järge mingite tegelastega, et kas ta on elus või ta on surnud. et aga nad kuskil elavad siin, ma ei tea, millises aju osas. Aga veel võib-olla selline viimane küsimus selle žüžeeliinide kohta on, et kui neid on nii palju ja ma ütleks, et see on päris raskelt kirjutatud raamat, seal on väga lai sõnavara, seal on väga täiskasvanulikud teemad, koduvägivald, alkoholism, kõik see värk. Kellele see raamat siis sinu silmis on kirjutatud? Mis see sihtgrupp on? Sa ütlesid, enda 15-aastasele versioonile, aga mida ma alati soovitan teha? Ma ei saa öelda, et see on täpselt sellele vanusele. Lugeja peab selle ära tundma, kas see raamat on sinu jaoks. Loomulikult on alati selline soovitatav vanus ja see on põhikooli viimane aste ja gümnaasiumi esimene, teine klass ehk ka. Aga millesse ma väga usun, on see, et neid raamatuid, mis sind ei kõneta, neid ei ole mõtet lugeda, ükskõik kui vana sa oled. Ja vastupidi, et kui ma ka 50-sena võtan kaarnapuu kätte ja tundub, et see võiks olla midagi mulle, siis see on väga äge, kui seda loevad ka täiskasvanud. Et jah, kirjade järgi ta on põhikooli lõpuots ja gümnaasiumi algus. Ka rääkides kõnetamisest, kuidas sa kirjutad selliseid 15-16-aastaseid tegelasi, peategelasi, kes nii väga kõnetavad lapsi tänapäeval? Kas sa ka näiteks vahest diskuteerid oma lastega, uurid nendelt? Kuule, ma töötan koolis. Ilmselgelt olen ma selline õpetaja, kelle juures ei pea olema keegi teine. Ehk et ma ei nõua kunagi seda, et istu viiksilt ja viisakalt, kui see ei ole sinu loomuses. Loomulikult on neid lapsi, kes istuvadki viiksilt ja viisakalt, aga on ka neid lapsi, kellel on istumine piin ja mina olin nendest lastest üks, kes ei suutnud istuda niimoodi, nagu teie praegu siin väga viisakalt kõik istute, nii tore, aitäh. Et ma pigem oleks hea meelega istunud põrandal või kuskil aknalaua peal või natukene ka vahepeal kõndinud, aga sellel ajal see on mõeldav. Aga ma räägin hästi palju tõesti oma lastega ja ma räägin väga palju ka oma õpilastega. Et ma arvan, et see on üks nipp, et ma panen hästi palju tähele. Et ma tõesti... Ja mul on vist siuke nägu ka, et inimesed räägivad mulle asju. Ja ma ei lähe neid kuskile mujale rääkima, kui et ma kirjutan need oma raamatutesse. Nii et rääkige muidugi mulle kõiki lugusid. Et jah, ma ei teagi. Mu lapsed on küll enamasti mu lugude esimesed lugejad, aga see ikkagi käib siin peas mul pigem, ja ma ikkagi usun seda, et kirjanikud kirjutavad endale ja mina ei viitsi igavaid tegelasi kirjutada ja ma ei viitsi lugeda, ma ei taha ka lugeda, kui on nagu, ma üldse kuidagi ei saa seostuda. Aga millega sa enamasti saad seostuda, on see, kui mingi jama või kui on mingi eriti suur rõõm. Et tunded on ju need, mis meid tegelikult seovad, et me kõik ju tunneme, et mitte keegi pole ju selline, et lähen nagu tühi leht läbi elu ja midagi ei tunne. Aga rääkides tegelastest, kes tunnevad, pean küsima ikkagi, et kes on sinu lemmiktegelane, keda sa kirjutasid ja keda sa mõtled, et teda on tore kirjutada, tore lugeda, ma olen nii rahul sellega, kuidas ta välja tuli. No vaata, sa oled veel nii noor, et sul ei ole üks ju lapsi, mul on 4 last ja kui sa küsid, kes mu lemmiklaps on, ma ei saa sulle öelda, et jaa, tema on minu lemmiklaps, sest ma püüan hästi hoolega vaadata seda, et kõigile jaguks nagu nii minu tähelepanu ja mu mees püüab seda vaadata ka, et jaguks ka tema tähelepanu. Et samamoodi nende tegelastega ka, et ma ei saa öelda sulle, et jaa, Kutt on minu lemmik või et Lee on minu lemmik, on ju. Loomulikult nad meeldivad mulle, muidu ma neist ju ei oleks kirjutanud. Aga mul ei ole sellist nagu lemmikut, sest et kõigil on omad head, kõigil on omad vead, kõigil on omad rõõmud, omad mured.
mul ei ole. kõik on toredad. Jaa, Ma nõustun. jaa, võib-olla kõik ei ole. Ära lase ennast eksitada sellel pildil. Ja seal Kris, mulle eriti ei meeldinud. Aga kas siis sama vastus oleks ka, et millised stseenitüüp olid sul lemmikut? Mida oli sul nagu kas või endal lustlik lausa kirjutada, et sa päriselt nautisid seda või kui sa panid punkti, sa mõtlesid, et see on küll hästi kirjutatud? No ma enamasti ei nooguta endale kaasa, et jaa, lugupeetud Greta Rõõm, et see sai küll nüüd hästi. Seda ka ei ole. Selles mõttes seda ei ole, et loomulikult mulle meeldib kirjutada neid asju, mida ma pean välja mõtlema, sest see on nagu keerulisem. Proovida ette kujutada, et see viimane nüüd see raamat, eks ju, et milline see lohe siis on. Et loomulikult nad leiavad selle lohe, aga enne seda kukub üks peategelane kuristikku, sest teda ajavad taga peninukid. Ja kui ma ei tea, kas sa tead, kes on peninukk. Peninukk on hundipea ja inimese jalgadega tegelane. Ühtegi joonistatud peninukki ma ei ole veel näinud. Ja siis vaata, kui sa proovidki ette kujutada, et milline ta siis on ja kirjeldada, et kuidas ta käitub ja kuidas ta möriseb või et see on äge ja see paneb mul nagu silma särama, et see on niisugune põnev. Sa siis pigem eelistad kaarnapuu kirjeldamist sellele nende majade kirjeldamisele ja igapäevaelule? Vist küll, jah. See on tükikese põnevam ka, ma ütleks. Ma pean küsima, et sa ütlesid, et sul on kogu aeg hästi palju mõtteid peas ja sul on 10 erinevat raamatut, kõike tahaks juba järgmisena kirjutada. Kas sul on ka kuidagi nagu raske olnud selle motivatsiooni kui enda pühendamisega ühele, nüüd isegi 2 triloogiale, mis ei ole, et tahaks juba edasi liikuda? Ei ole. Ma natuke olen nagu hagijas. Vaata, kui ma ei tea, kas nad olid hagijad, äkki nad olid buldogid, kes hammustavad ära ja see enam lahti ei lase. Ei tea, nii hästi koeri. Jaa, ühesõnaga, äkki olid buldogid, kes teab meid. Jah, et ta hammustab ära ja tead, kui ma olen nagu selle loo nagu teha võtnud, et siis ma ikkagi ei taha temast lahti lasta, sest et ta saab armsaks. Ja kui ta veel ei ole, siis ma kirjutan ta endale põnevaks ja ägedaks, et nii ta on. Ja mul ei ole väga motivatsiooniga probleemi, et muidugi need sammud, mis viivad mind üles töötuppa sinna arvuti taha, need on alati väga rasked, sest et väga palju on teha muid asju ka. Ja väga mõnus on nagu laiselda ka vahepeal ja seda ma teen ka. Aga kui ma juba olen seal arvuti taga, siis on see väga chill ja hea aeg. Naudid seda? Jaa, täiega. Okay. Tahaks ette lõpust võib-olla 3 minutit ka publikule küsimuste küsimuseks, aga te hakkake juba mõtlema, et ma küsin siis seni viimase küsimuse, et kas sul on midagi, mida sa tahaksid nendele noortele öelda, mida sa arvad, et nad peaksid kindlasti meeles pidama mingi õppetund, isegi kui nad ei loe sinu raamatut? Isegi kui te ei loe minu raamatut, siis pange nüüd hoolega tähele. Ma tegelikult soovitan lugeda, mitte küll kaarnapuud, seda ma soovitan ka lugeda, aga ma soovitan lugeda nii, et sa leiaks üles selle raamatu, mis sind kõnetab. Mis on see, millest kujuneb see raamat, mille juurde sa tuled suure tõenäosusega elu jooksul kordi ja kordi tagasi, sest selles raamatus on miski, mis on täpselt sinu jaoks. Ja tead, iga inimese jaoks on see raamat olemas. Ma loodan, et mõne jaoks on see kaarnapuu ka, see oleks täiega äge. Ehk et lugege ja lugege palju. Ja isegi kui sul on tunne, et ma täna ei viitsi väga palju lugeda, loe kas või paar lehekülge. Mida ma väga tihti teen, on see, et mul on kodus hästi palju raamatuid ja ma võtan mõne raamatu, teen suvalise koha pealt lahti ja loen mõned laused ja tohutult sageli juhtub see, et see mingi lause sealt on see, mida mul just oli sellel päeval vaja kuulda. Et võib-olla on mõistlik mitte võtta mõnd spordiraamatut, sest et sa võtad spordiraamatu, seal on kirjas, et tegi kogu aeg trenni ja siis sa pead jälle jooksma kuhugi trenni tegema. Aga spordiraamatud on ka toredad. Kõik raamatud on toredad. Kõik on toredad täiega. Nii et lugege. Ja. Aga nüüd meil oli kokkulepe tegelikult enne Kelliga ka, et välja ei saa enne, kui sa oled küsinud 3 küsimust. Julgelt.
jaa, palun. no ma võtan siis esimese küsimuse kohe ära, et te rääkisite raamatutest, mis iga hetk nagu terve elu kutsuvad tagasi lugema. Mis on teie jaoks see raamat peale Jaa, Sõrmust isandat ma väga tihti ei loe üle, ma muidu loen küll, aga mul on Uhkuse eelarvamus on üks raamat, mida ma tõesti loen peaaegu iga aasta ja meil on tütardega, siis Sandra, Kirke ja Anni, meil on selline traditsioon, et igal sügisel enne kooli algust me vaatame ka seda filmi, sest see on nagu see uus versioon on nii imelise sellise kaameratööga ja seal see valgus liigub nii ägedalt ja jätkuvalt see Elisabeth ikkagi võtab selle Darcy endale, ma ei tea, mitte midagi ei muutu, aga iga aasta on jällegi lootus, et äkki vaata, miskit on muutunud. See on üks raamat. Siis mida ma tihti loen veel, ta vist on eesti keeles, kui sa otse tõlgid armastus ja teised sõnad. Ma arvan, et ta on nii eesti keeles seda ei ole, aga seda ma olen tõesti lugenud ka niimoodi siis, kui ta on ilmunud. Mis see inglise keeles on? Love and Other Words. Et hea. Kui te hakkate lugu kirjutama, kas teil on lõpp juba peas olemas või siis lugu areneb siis, kui te seda kirjutate? Mul enamasti on see lõpp peas olemas, aga see rada, mis sinna lõpuni viib, see tuleb selle kirjutamise käigus, et jah, ma tean, mis tegelastega juhtub ja ma suuresti tean ka, et kus see juhtub, kui nendega miski juhtub, eks. Et aga ikka on üllatusi vahepeal. Kas vahel tunne, et tegelane teeb midagi, mida teie ise ei oodanud? Tegelased arenevad küll täiesti ootamatus suunas mõnikord, et kui ma olen enda peas välja mõelnud, et on selline ontlik ja tore ja siis selgub, et ta tegelikult ikkagi ei ole nii ontlik ja tore. Et üks tegelane Kaarnapuust, kelle ma alguses arvasin, et on selline möhhtegelane, et ta on nagu vajalik seal, aga et sellest luuast pauku ei tule, siis selgus, et tuleb küll. et nad ikka arenevad küll kirjutamise käigus ka ja vahel üsna ootamatutesse suundadesse, et ma ei ole otse nüüd see, kes tohutult planeerib kõik asjad alati ära, et vahel ikka tuleb miskit juurde. Jaa. Kui hea küsimus. Ma ei tea. Ma kirjutasin Lohe Lembitu lood, mis on lasteraamatud. Äkki siis, kui Emil oli natukene vana juba, äkki... Mina tahaks pakkuda äkki 2007 või 2008. Jaa, 2007 või 2008, ta teab. ma tõesti ei mäleta. Jaa. See oleks nii äge, aga sellest ei piisa, kui mina plaanin. Et see oleks tore, kui keegi, kelle kirg on filmindus, et keegi tahaks sellest Kaarnapuust näiteks filmi teha, sest minu äi, kes on, minu mehe isa, kes on 70 ja peale, luges selle raamatu läbi ja ütles, et tead, Grete, see ei ole täitsa mulle, aga mulle tundub, et sellest saaks väga ägeda filmi. Meil vist on tegelikult aeg otsa saanud, nii et kõik, kes ei saanud küsimust küsida, mul on väga kahju, te peate siia jääma. Täpselt. Aitäh. Ja aitäh sulle, täiega tore oli, aitäh. Ja. Nii.